Tere, Alo! Tervitus, Kristjan! Nagu näha, Viru ja Võru said keskel kokku. Nii on jah, et sellise vihmase ilmaga panime pead kokku, et arutleda, kuidas praeguseid probleeme ja situatsioone lahendada võimalikult efektiivselt ja hästi. Maikuu võiks öelda vihmatähe all läinud on, et minul lõunas 115 mm. Kuidas Virus olukord? Virus olukord selline 70, aga see on tavalisest normist 2 korda ja isegi rohkem sademeid siis. Et kevadine vihm on kulla hinnaga, aga see ainult taime kasvuks hea ja soodne. Tulevad head saagid. Olen Invigor 1266 CL põllus. Kui vaadata, siis peavars on juba täitsa kenasti õitsemas. Esimesed kõdrad on moodustunud, mis tähendab, et ka kroonlehed on langenud ja võikski öelda, et sellel põllul oleks esimesel võimalusel vaja haigustõrje ära teha. Et ikkagi sellised niisked olud, kroonlehtede langemine, see kõik käib kokku valgemädaniku nakatumisega ja arvestades seda saju hulka, mida enne nimetasime, siis tingimused on väga soodsad. Et lõunas jah, see õige ajastus nii-öelda käes on ja esimeste kuivemate öödega tuleks tegema hakata. Virumaal rapsipõllud veel nii täisõies ei ole, aga siiski juba kolletuvad. See ongi õige aeg mõelda haigustõrjele. Ja ma julgen öelda, et Virumaal saab väga hästi ajastatud seeaastane haigustõrje. Victor Activit sellel aastal soovitaks 1 liitriga teha, sest et põldudes potentsiaali on, rapsi hind on väga hea ja teise tootena Cantus Gold 0,5 liitrit hektarile võiks see norm olla. See tagab väga hea ja efektiivse nii valgemädaniku kui ka kuivlaiksuse tõrje. Ootame kuiva ilma ja pritsid rapsipõldudes töösse. Täitsa pekkis kui pehme. Siin läheb 3-4 päeva, et üldse põllule ligi saaks. Rööpaid siia tegema tulla ei ole üldse mõtet. Aga ideaalis praegusel hetkel Koorumi ja Dashi vaatenurgast väga õige pritse aken. Umbrohud on tärkanud idulehes. Siin saaks väga hea tulemuse. Aga nagu ma ütlesin, 3-4 päeva, et põld taheneks, siis on ka soojad ilmad, saab antud herbitsiidist väga hea koosmõju ja väga hea efektiivsuse. Arvestades olusid, kus külvist on möödunud juba 5 nädalat, niiskust on olnud, siis sellel aastal väga mõistlik on teha ühekordne pritsimine kulunormidega Koorum 1,25 liitrit hektarile, pluss Märga ja Dash 1,25 liitrit hektarile, millega siis saab ühe korraga umbrohud kenasti tõrjutud ja kontrolli alla. Ja lisaks sellele praegu õige aeg teha seire ära, mis põllus veel probleem on. Et kui on kõrrelisi umbrohtusid, siis saab juurde segada kenasti graminitsiidi ning loomulikult tuleb ikkagi hinnata, kuidas kärsakatega lood on, et kärsakad siin üsna kaua seda uba kahjustavad, et ei ole mõtet lasta neil seda uba ära süüa. Ja kui te Koorumit ja Dashi pritsi sisse segate, siis kasutage pigem soojemapoolset vett. Ja kui pritsimist teostate, siis ikkagi oluline veenorm, veekolu hektarile 200 pluss. Ja hea oleks selline pluss 12 kraadi temperatuur, siis me saame parimad tulemused. Talinisu põld. Pildid on väga ilusad. Pritsitööde list samuti väga pikk. Kristjan, mis on need prioriteetsed asjad, millele me siin peame rõhku pöörama? Eks talinisudes ongi selline oluline kasvustaadium hetkel, kus teatud asjade kasutusaeg on lõppenud ja samas teatud tööd on väga kriitiline aeg nagu ära teha. Et kellel tegemata, siis T1 pritsimine niinimetatud hea aeg kõrsumise aegseks kasvu reguleerimiseks kui ka siis haiguste tõrjeks on käes. Ja võiks ütelda, et
See on selline põhivundamendi pritsimine nii-öelda nisul. Ning loomulikult, kui mingil põhjusel peaks olema veel herbitsiid nisudes tegemata, siis selline päramine aeg oleks ka see ära teha, et muidu nagu läheb väga keeruliseks. Sellel aastal kasvu reguleerimine on ülioluline. Niiskust on kõik see lämmastik, kõik väetised, mis põllule antud on, kasutatakse taimede poolt väga hästi ära. Et see vili ka püsti seisaks, siis kasvuregulaatorite normi tasuks sellel aastal natuke tõsta. Medax Maxi vähemalt 0,4 kilo, Medax Top plus Turbo 0,7 liitrit plus 0,7 kilo võiks olla need lahendused. Ja fungitsiidide poole pealt siis samamoodi, kuna niiskusolud on väga nii-öelda head või isegi üleliia head, siis haiguste leviku tõkestamiseks kindlasti korralikud normid ka seal. Reaxor Powerback 0,4 plus 0,4 liitrit hektarile või siis Balaya Flexity 0,5 plus 0,25 liitrit hektarit peaksid need kulunormid olema. Ja kindlasti, kui ongi siis tõesti olukord, kus herbitsiid on tegemata, siis tänaseks võiks öelda, et sellised herbitsiidid, kus on nii laialeheliste kui ka kõrreliste tõrje 2-1, siis nende kasutusaeg on möödas ja kindlasti ka neid sellisesse segusse segada ei tohiks, et vajadusel äärmisel juhul siis selline kerge grambereparaat. Biathlon sobiks veel siia täitsa hulka panna. Suvivili on ka päris kenasti juba siin kasvanud, et ka üle kuu aja maas olnud, et alo, kuidas sealpool nagu pilt oli, et kas ka suviviljad juba täitsa tihedad ja suured? Ja suviviljad järjest tärkavad. Kindlasti nii suured ei ole kui siin Tartumaal, aga kõik on ilusti üleval ja see niiskus on soodustanud hea algarengu sellel aastal. Et ka suviviljad on potentsiaalikad. Arvestades asjaolu, et tööd on nagu igal pool kuhjunud, siis mis sa, Alo, arvad, et kuidas mõistlikum toimida on, et kui nüüd ilm ilusaks läheb, et mis siis, kust poolt siis alustada, et kas taliviljad ära teha, millest juba siin rääkinud oleme, või siis suviviljadest tulla tormata umbrootõrjet tegema? Mina näen, et prioriteet on ikkagi taliviljad, talirapsi haigustõrje, õitsemisaegne ja talinisud, sest et seal on meeletu potentsiaal see aasta, kasvu reguleerimine, esimene haigustõrje ja suviviljad pärast seda. Ma näen, et suviviljades on võimalusi ajastada rohkem. Biathlon näiteks väga pika kasutusajaga, et saame ka lipulehes umbrohud kontrolli alla veel. Et paneme rõhu taliviljade selle potentsiaali rakendamisele. Ja kindlasti üks argument on see ka, et arvestades seda palju vihma alla on tulnud, siis need suviviljapõllud on kindlasti märksa pehmemad kui taliviljapõllud, kus juba tehnorajad on kinni sõkutud, et nende peal lihtsalt masinad püsivad paremini ja tallavad vähem, et rööpaid ei ole mõtet suviviljapõllu peal ajada. Poisid, see ongi esimene niide või? Mulja teete või? Ega sa, Margus, palju ei eksigi selles suhtes, et esimene kord on siin niidetud küll, aga no siin on lihtsalt platsi nii-öelda hooldatud. Aga sul on iseenesest õigus, ega Eestimaa peal ka esimene niide on juba alanud. Et eks nüüd saab päris kiire aeg olema. Ma ei tea, siin jäävad küll loomad nälga ju. Nii ta on, jah. Aga nagu Kristjan ütles, järgmised 2 nädalat väga kiiret tööd. Nii rapsipõllus, nii talinisupõllus, kui ka silo tegemine, kartul ja ka suviviljad ootavad oma järge, et püsime lainel. BASF. We create chemistry.